Nii, kolmas esineja. Kui siiamaani tundub, et mina olen ainukene, kes on ajast kinni pidanud. Ma pean ka tunnistama, et see oli mul elus esimest korda, kus ma üldse kõnest või ajast kinni pidasin kõneledes. Nii et alati midagi, aga Priit Alamäe Veebmeedia grupis, tema on öelnud järgmist. Eestlased peaks olema välisturgudele minekul julgemad. Mis nüüd nii naljakas oli? See ei ole Priit Alamäe. Eestlased peaks olema välisturgudele minekul julgemad, omama musketärlikku ettevõtlikkust minna, panna kand maha ja vaadata, kas hakkab raha tulema. Esimesed 2 aastat ei tule midagi, aga kui suudad ära oodata ja teed head tööd, siis hakkab tulema. Ma poleks ise suutnud seda ilusamini öelda. Palun, Priit. Siin on pult ja 6.40. Nii. Kas see töötab? Töötab küll. Kõigepealt ma tänan seda videorežissööri komplimendi eest, et ma ise lootsin, et ma olen parem välja, aga kes tea, mis aastat pärast juhtub. Aga paluti rääkida siis välisinvesteeringuid ja IT-eksport, et ma siis räägingi täpselt samal teemal. Mida otsivad üldse investeeringud? Investeeringud otsivad 2 võimalust. Palju odavat tööjõudu, mida teatavasti Eestis ei leia. Teine variant, nad otsivad rahvusvahelisi kiire kasvuga ettevõtteid. Ja kurb on see, et ega neid ka Eestist väga palju ei leia. Ja siin on just rõhk on sõnal rahvusvahelised. Aga miks me neid ei leia siis? Selle kokkuvõttes me ei ole täna kahjuks investeeringutele atraktiivne riik. Ja miks me ei ole seda? Madal rahvusvaheline maine, ja kui me ei võrdle ennast Lätiga, me ei võrdle ennast Leeduga, me võrdle ennast Singapuriga, me võrdleme ennast USA-ga, brittidega, kellega iganes. Meil ei ole täna rahvusvahelise müügi ja marketingi teadmist siin, jällegi kahjuks, meil ei ole ajalugu. Aga okei, hakkame tegelema. Ja maksudest on see räägitud, haridusest juba veel räägitakse, optsioonid, kõik muud teemad. Mis tegelikult teha on palju, aga ütles minu lugupeetud füüsikaõpetaja, et olukord on hea, aga mitte lootusetu. Mis meie riiki siis edasi aitab? Vaadata, mis kasvatab SKP-d. Ükski ettevõte, kes töötab täna Eesti riiki, Eesti turule, ei saa rikkaks. Ei saa selle ettevõtte aktsionärid rikkaks, ei saa ka Eesti riik rikkaks sellest, et keegi toodab Eesti turule. Ja meie SKP hakkab kasvama ainult siis, kui raha tuleb mujalt juurde, kui pott suureneb. Sellest on potti ümber jagama, keegi lõpuks ei võida. Aga kurb on see, et täna meie Eesti ettevõtted on nii väiksed, et me ei satu mitte kellegi radari ekraanile. Ehk siis Eesti riik, kui me saadame kellelegi e-maili, meie peaminister, mingi teine minister, temaga räägitakse. Aga isegi kõige suuremad Eesti ettevõtted on nii väiksed, et me ei satu radari ekraanile. Ja kõik riigid võitlevad selle eest, et sattuda sinna, et nende ettevõtted sinna satuksid. Väga lihtne näide. Kes juhtus vaatama Obama pressikonverentsi tema India visiidi ajal, Obama tehatas uhkusega, et ta on müünud USA ettevõtted, on müünud Indiale relvi ja tänu sellele tekib USA-sse töökohti. Mis on rahvusvaheline edu, millest see kujuneb? Nagu ütleb üks minu hea Soome sõber, et sell now, worry later. Ehk siis rahvusvahelises konkurentsis enamus on müük, natuke on toode. Aga mis meil tooteportfellis on? Meil on natuke häid uudiseid. Teatud kohtades me oleme Eestis tõesti tipus. See on sellest samast World Economic Forumi e-readiness reportis. See on ainuke koht, kus ma leidsin, kus me oleme tipus. Tõesti. Aga meil on hästi palju halbuudiseid ka. Täna, kui hakata Eestist rääkima, et Eesti on üks tänav Kairos. Ja, et ma tean küll, kus Eesti on, et te räägite vist vene keelt, eks. Te olete see Nõukogude Liidu riik. Et see on täna mure. Me riigina ei ole radari ekraanil. Ehk siis selle peaks tegelema. Kellega kuidas me konkureerime? See foto on umbes nädal aega vara ja see tehti Abu Dhabis, kui Inglise delegatsioon käis neil külas seal. Ja kellega me siis konkureerime? Eks me konkureerime täpselt selliste Prince Andrewdega, kes käivad ja lobistavad seal kohalikke kuningaid. Mis on selle tulemus? Väga lihtne näide Abu Dhabist. Kogu Abu Dhabi sisemise julgeoleku agentuur, mis iganes on outsourcinud oma tegevuse EADS-ile. Et EADS põhimõtteliselt korraldab kogu nende hanketegevust, kogu raha läheb sealt läbi. Ja sellised asjad ei juhtu ilma, et seal käiksid sellised härrased ja lobistaksid. Äri on personaalne ja välispoliitika on ka väga personaalne. Ja kõik me teame sellest, ma ei tea, kas me kõik oleme kuulnud, mina olen kuulnud legendi sellest, kuidas Eesti sai vabaduse. Lennart Meri rääkis pikalt Jeltsiniga
vene kirjandusest ja kultuurist, ja ära 2 pudelit viina, ja siis tehti ära. Ma ei tea, kas see on tõsi on või mitte, aga urbaanne legend senini igatahes on olemas. Ja suur osa globaalsest välisturgudele minekust maailmas tehakse koos riigiga. Kõik teevad samamoodi. Teevad britid, teevad amid, kes iganes. Mida meil vaja on? Meil on vaja brändi. Me ei ole raadarekraanil. Ja see bränd ei ole Welcome to Estonia. Kui me tahame müüa innovatsiooni, aga meilt tahetakse osta odavat tööjõudu, et kuidas me saavutame selle innovatsiooni liidri positsiooni. Sest täna oleme me üks Ida-Euroopa riikidest. Ida-Euroopas ei tule innovatsiooni. Selleks, et olla tõsiseltvõetavad, peame asjad kodus korda tegema kõigepealt. Ja kuidas muuta Eesti selliseks, et teised riigid käiksid siin tulevikku käega katsumas. See on see küsimus, mille eest me täna seisame, ja see on see küsimus, mis ettevõtjad, valitsus koos peaks ära lahendama. Täna meie ainukene globaalne trumm on meie efektiivne e-riik, kõik, mis seondub e-ga. Ega me muidu väga ei teata. Maksusüsteem on ka väga hea. Ja teine suurem probleem on veel marketing. Sell now, worry later. Hiljuti ma nägin ühte uuringut, see oli Newsweekis, kui ma ei eksi, kus räägiti sellest, kui kiiresti on võimalik kasutada ettevõtet kuskil riigis. Top 10 hulgas Eestit ei olnud. Samas me ise teame, et Eestis saab 18 minutiga teha ettevõtte. Ehk siis on mida teha, on kust õppida. Mina väidan, et see ei ole küll populaarne liberaalne majanduspoliitika osa, aga teatud sektoreid tuleb eelis arendada. Teist varianti ei ole lihtsalt. Sest kõik maailmas teevad seda ja ei ole mõtet gravitatsiooniga võidelda. Jälle üks näide. Ontario provints Kanadas investeerib ligi 9 miljardit dollarit smart greedi targa võrgu arendamisse. Kust osatakse sisse konsultatsioon Lõuna-Koreast, sest nemad tegid selle ühe väikse saare peal ära. Ehk siis, jällegi, kuidas saada siin Eestis tuleviku käega katsumas käia. Ehk siis üks konkreetne idee, mida võiks teha, paneme Välisministeeriumi EAS-i kokku, nimetame ümber, äkki läheb paremaks. Ja kokku leppida, et iga väljaspoolt tulnud euro on hea. Et see ei ole halb, kui ametnikud ettevõtted teevad koos selle jaoks, et Eesti riigi rahapotti suurendada. Ja kui EAS investeerib iga aasta 100 miljonit krooni turismiarendusse, see tuleb raha korralikult tagasi, ma arvan, et sama tuleb ka ekspordi arendamisega siideadlikult. Saingi viimase slaidi. Aitäh! Aitäh, said peaaegu hakkama. Peaaegu sain paar sekundit, aga aitäh sulle ja me oleme kõik väga nõus, et kõik raha on hea, mis Eestis sisse tuleb, nii et